Kui te ei ole kindel, milliseid painduvaid varsi ja kanalisatsiooni puhastamise kettasi kasutada, siis see video on teie jaoks. Käsitleme järgmisi teemasid. Õige puuri valimine. Puuri ühendamine teie painduva varrega. Õige painduva varre kasutamine teie konkreetseteks eesmärkideks. Ja loomulikult, veidi erinevate kanalisatsiooni puhastamise kettade eeliste kohta. Saate kasutada nii juhtmega kui ka juhtmevaba puuri. Mõlemas olukorras soovite olla kindel, et ei kasuta selle puuri lööki funktsiooni, kuna see võib kahjustada teie vars ja loomulikult ka teie puuri otsikuid. Kui kavatsete kasutada juhtmevaba puuri, siis veenduge, et teil oleks lisapatereid, kuna see on üsna oluline. Nüüd, kui sellel puurile on 1,0 mm tsuka, teisisõnu, see suudab võtta puuri, mille läbimõõt on 1,0 mm, siis oled sa hästi. 1,0 mm on 3/8 tolli. Sul peab olema puuri, millel on libisev sukka või momentipiiraja. See ei ole fakt, kuid üldiselt on metallsukil tavaliselt parem libiseva suki funktsioon kui plastikutel. Sinu puuri peab olema moment vahemikus 30–70 newtonimeetrit või jouli. Ja soovite, et pöörlemiskiirus oleks vahemikus 900–2000 pöördeid minutis, eelistatavalt muutuva kiiruseseadega puuri. Põhjus, miks see nii on, seisneb selles, et suurematel kiirusel keskenduvad kettad keskse kütusejõu abil, kuid madalamatel kiirusel põrkavad nad toru sees ringi. Nii navigeerite ristmikke ja kõverate kaudu. Las ma näitan teile, kuidas oma painduvat varre juhtmevaba puuri ühendada. Nagu näete siin, mul on varsühendus ja see varsühendus kasutab 6 kinnituspoltide, et hoida vars lukustatuna adapterisse. See sobib seejärel teie juhtmevaba puuri. Saate osta ka selliseid, mis on paigaldatud pressimise teel. Need on üsna populaarsed, kuid pressitud varsühenduste puuduseks on see, et need on kalduvad purunema. Ja muidugi, kui peate selle välja vahetama, peate vahetama kogu varre või ostma täiesti uue adapteri, et asendada see osa. Kuna kimmituspoltide abil kimmitatud vars on põhimõtteliselt lihtsalt lahti keeratud, lühendatud ja seejärel uuesti kimmitatud, on see kiire ja lihtne, mis aitab sul alustada. Selle varsadapteri teisel küljel on mul varslukustus. Ja ma olen kasutanud seda varslukustust, et hoida sleeve ja sleevelaager võimalikult lähedal toiteallikale. Põhjus, miks ma seda teen, on see, et kui ma näiteks taban ühe oma kettaga kindlat takistust, siis selle kohese peatumise inertsus liigub läbi varre ja tuleb otse tagasi teie adapterisse, mis on nüüd ühendatud teie juhtmevaba puuriga. Ja muidugi peaks teie libisev sukk olema puuris kinni. Kuid kui see ei juhtu, on puuri oht pöörlema hakata, mis võib põhjustada vigastusi. Nüüd on see ebatõenäoline, kuid siiski tead, et parem on olla ettevaatlik kui kahetseda. Seetõttu hoian oma sleevelaager võimalikult lähedal puuri otsale, et kui näiteks juhtub, et see peaks painutama, siis sleevelaager ise pakub natuke lisakaitset, et vältida terava osa painutamist siin. Tavaliselt, kui vars peaks tõesti painutama, nagu ma ütlen, on see väga ebatõenäoline ja väga harv, kuid kui see peaks juhtuma, on see tavaliselt siinpool. Painduva varre valimisel on 3 asjaolu, mida arvesse võtta. Esimene asjaolu on toru diameeter, millest te tööte. See on sama oluline kui teine kaalutlus, milleks on keskmine painutuste arv selles torus. Ja 3. asi, mida arvesse võtta, on see, kui palju juttu sinult oodatakse. Näiteks, kui kavatsete puhastada rasva, niiskeid salvrätte või väikeseid juuri, siis on selle ülesande lõpetamiseks palju vähem juttu kui öelda, et tuleb eemaldada tuberkulatsioon või struviit või midagi sellist. Need 3 tegurit määravad, millise pikkuse ja diameetriga varre peaksite valima. Teine vars on painduvam, kuid see toob kaasa momenti vähenemise. Samas kui paksem vars võib omada rohkem momenti, kuid on seetõttu vähem painduv. See tähendab, et näiteks ei saa te juhtida 1,5-tollise või 12 mm varre 2-tollise ühenduse kaudu, kuna 1,5-tollise varre painutusradius on palju suurem kui 2-tollise ühenduse painutusradius. Üldiselt eelistan kasutada 6 mm või veerandtollise varre kasutamist teie 2-tolliste torude jaoks.
Kui rääkida 3- ja 4-tollistest torudest, siis sellisel juhul soovitaksin uuendada 8 mm varre, mis on 5 jagatud 16 tolli. Ja see on muidugi siis, kui on mitu painutust. Kui painutusi on vähem ja mul on vaja rohkem momenti, siis uuendaksin selle 4-tollise toru jaoks. Ma uuendaksin selle 1,0 mm, mis on 3/8 tolli painduv vars, kuna sellel on rohkem momenti. Ja painduvuse vahe ei ole nii suur. Tegelikult on 1,0 mm vars minu lemmikvars. Kuid hetkel, kui liigute 4 tolli torudelt 8 tolli torudele, soovite kasutada 12 mm või poole tolli painduvat vars. Eriti, kui kavatsete eemaldada struviiti, tuberkulatsiooni, lubjakivi, uriimiskaalat ja sarnaseid asju. Mis puutub sobiva varre pikkuse valimisse, siis võin teile garanteerida, et pikem ei ole tingimata parem. Põhjus, miks ma seda ütlen, on see, et need varred on lühemate vahede puhul tõhusamad. Mida pikem on teie vars, seda rohkem energiat peate selle edastamiseks tööriista otsa teisel pool. Seega, soovitan teil mõõta keskmist kaugust oma juurdepääsupunktidest ja hankida vars, mis on just sellise pikkusega. Kui vajate lisapikkust, võite alati hankida varsvariühenduse. See näeb välja selline ja põhimõtteliselt saate ühendada ühe varre ühele poole ja teise varre teisele poole, et saada lisapikkus. Tegelikult on vars ühelt ühele ühendustel isegi võimekus omada 2 erineva suurusega vart. Näiteks võiks teil olla pool tolli, mis annab teile jõu teatud punktini, ja seejärel 3/8 tolli, mis annab teile rohkem paindlikkust edaspidi, nii et teie puuri vajab vähem jõu rakendamist. Enamik kogenud kasutajaid ostab 2 eraldi vart, eelkõige seetõttu, et seda on lihtsam koha peal ringi kanda. Ja samal ajal on teine eelis see, et kui juhtub, et te selle varre teel painutate, on teil teie kaubikus saadaval teine vars, mille saate lihtsalt võtta, jätkata tööd ja hiljem lõigata ära see painutatud osa ning panna oma vars puuri ühendusse tagasi. Räägime natuke erinevatest ketastest ning nende rakendustest ja eelistest. Siin on näiteks ringikujuline kett. Ringikett on parim katlakivi eemaldamise funktsioonide jaoks. Põhjus on selles, et nagu näete, on sellel kettal palju kõvasid osi, mis on lõikeääre külge sulandatud ja lõikeäär on palju suurem, mis tähendab, et igal hetkel on toru sisepinnal rohkem hambaid kui näiteks tavalise kettaga. Nüüd on sellisel ringikujulisel kettal kõvad metallist osad, mis on sulatatud serva külge, mis tähendab, et see sobib paremini vitrifitseeritud savi- või valuraudtorude jaoks. Meil on sama versioon riidtorude jaoks. Ja nagu näete, ei ole sellel kettal välisläbimõõdule ega lõikepiirile keevitatud kõvasid metallosi. See ringikujuline kett tuleb erinevates suurustes. Näiteks siin on 4 tolli ja seal on 3 tolli. Nagu näete, on see väike 3-tolline, otseselt mõeldud pööd jaoks, samas kui see väike 2-tolline. Siin on mõeldud 2-tollise valatud raua või vitrifitseeritud savitorude puhastamiseks. Need on ringikujulised kettad, peamiselt katlakivi eemaldamiseks. Enne kui liigun teiste kettade juurde, tahaksin märkida, et väga sageli on klientidel kombinatsioon puuripeast ja ringikujulisest kettast, et neil oleks ees lõikeäär. Seega saate neid kettasid kombineerida teiste erinevate puuripeadega, et saada lõikepiiri eeliseid ees. Nii et järgmine kett, mida meil on tavaline ummistuse eemaldamine. Nüüd on jälle kettad, millel on kõvad metallist osad. See siin on see tipp. Meie kõige agressiivsem ja see siin on kroko, millel on sellised väikesed hambad. Need kanalisatsiooni puhastamise kettad blokeeringute eemaldamiseks tulevad kas puuripeaga või ilma sellise puuripeata. Nagu näete, ühel on puuripea ja teisel ei ole puuripead. Mõnikord ostavad kliendid eraldi puuripead ja paigutavad oma puuripea vars alla, et neil oleks rohkem võimalusi, et see oleks paindlikum ja saaks läbi liitumiste navigeerida. Aga igal juhul on see ka isiklik eelistus.
On oluline meeles pidada, et need vars on kahte tüüpi. See siin on teie raskekaaluline kett. Erinevalt sellest, mis on siin, mis on kergekaaluline kett. Kui vaatate neid kettasid, näete erinevust. Raskekaaluline on ilmselgelt raskem, samas kui kergekaaluline on õhem ja vähem tihe. Põhjus, miks meil on kerge ja raske kett, on see, et raske ketas vajab palju rohkem võimu. Ja see võib olla keeruline, kui tegelete 8 või 6 varrega, ühe väiksema varrega. Seega tähendab kerge kett, et selle pööramiseks on vajalik vähem momenti. Kergkaalulistel on samuti puuriotsikud, kas nende lõpus või ilma puuriotsikuteta. See on isiklik eelistus. Leiate, et väiksema läbimõõduga torudel on ainult 2 linkide komplekti, samas kui suurema läbimõõduga torudel on 3 linkide komplekti. Teie väga väikese läbimõõduga torud nagu see omavad ainult 1 linkide komplekti ja nagu näete, on need saadaval ka erinevates variatsioonides, kus lõikeserva ei ole keevitatud kõvaste metallist osadega või kus lõikeserva on keevitatud kõvaste metallist osadega. Lõpuks tahaksin rääkida meie minikanalisatsiooni puhastamise kettadest. Mida näete siin? See on põhimõtteliselt väike keskus, millel on väga väikesed kettad. Need tulevad pikema variandiga, mis on mõeldud teie 2 tollise jaoks. Ja loomulikult on olemas ka sellised, millel on kõvad metallist osad, mis on sulatatud lõikeserva, et torusid katlakivist puhastada. Nüüd on see omamoodi hübriid peie ringikujulise ketta ja tavalise ketta vahel, kuid mõeldud väiksema läbimõõduga torudele. Viimane asi, millele soovin teie tähelepanu juhtida, on krokomole. Krokomole on saadaval 3 erinevas suuruses 30, 40 ja 50 mm ning nende varsede suurused varieeruvad. Palun pidage meeles, et ei saaks seda suurt objekti 8 mm või 516 varre peale paigaldada, kuna selle keeramiseks on vajalik palju rohkem momenti, et tõsta midagi nii raskel. Need on äärmiselt agressiivsed ja neid kasutatakse peamiselt ristmike taastamiseks või väga kindlate ummistuste, ebaõnnestunud vooderduse, ine jahvatamiseks. Nii, et see lõpetab minu video. Loodan, et leidsid selle kasulikuna. Kui ma midagi unustasin, ärge kõhelge meiega ühendust võtta. Minu aadress on lumbertools.com või alternatiivselt, kui olete Euroopa Liidus, surtools.com. Ja kui olete Ühendkuningriigis, siis lumbertools.co. Aitäh vaatamast, hoolitse enda eest. Tšau!